halleluja, kiitus Jumalale. Aga ma täna tahan rääkida ja pühast vaimust. Ja kuna mul oli privileeg täna siis täielikult toetuda tema peale ja meil kõigil on privileeg toetuda Jumala vaimu peale, sest ta on meie abiline. Jumal andis ta eesmärgiga meile. Amen. Ja eesmärk on see, et me ei peaks ise möllama, ise olema tugevad iseeneses, vaid me oleme tugevad Jumala väes, sest et tore, kui Jeesus siin maa peal käis, tore oli, kui ta oli siin, halleluja, aga Jeesus ütles, et teil on parem, kui mina ära lähen. Miks? Sest kui tema ära läks, sai tulla Jumala vaim, püha vaim, kes on meie absoluutne abiline. Amen. Ja kui me vaatame Johannese evangeeliumi 16 peatükk esimesest salmist, siis ta ütleb niimoodi, seda ma olen teile rääkinud, et ei taganeks. Nad heidavad teid kogudusest välja, tuleb aeg, mil igaüks, kes teid tapab, arvab andvat au Jumalale. Kui teete, me jõuame kuhugi kohta, et inimesed, kes arvavad, teenivad Jumalat, tapavad inimesi või hävitavad inimesi, kes ka teenivad Jumalat. Ja kui nad tapavad kristlasi, siis nad arvavad, nad annavad au Jumalale. Me teame, et oli aeg seal Iisraeli ajal, oli see aeg, kus päris palju kristlasi tapeti oldi ja nad arvasid, nad teenivad. Paulus oli üks nendest ju alguses, mäletate. Ta oli ju täiesti välja müüdud Jumalale, kõik see, ta uskus, et ta õigesti, et keda ta tappis? Kristlasi tappis. Ja siis Jeesus ilmus talle Paulus, miks sa mind taga kiusad? Ja Jeesus ütleb, et see aeg tuleb. Amen. Seda nad teevad sellepärast, nad ei tunne isa ega mind. Aga seda ma olen teile rääkinud, teid tuleb see aeg, te mõtleksite sellele, et mina teile seda olen öelnud, et seda ma ei ole teile öelnud algusest, sest ma olin ühes teiega. Aga nüüd ma lähen selle juurde, kes mind on läkitanud ja keegi teie seast ei küsi minult, kuhu sa lähed. Ainult, et mina seda teile olen öelnud, siis on kurbus täidutud südamed. Aga mina ütlen teile tõtt, see tuleb teile heaks, et mina ära lähen. Sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstija teie juurde. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Kelle ta läkitab? Kui Jeesus ütleb, mina lähen ära, see on hea. Tore oleks on ju, aga probleem oli sellest, Jeesus oli ühes kohast, oli Jeruusalemmas, käis seal ringi. Ja kui teete, meil oleks vaja Jeesusega rääkida, meil oleks vaja midagi, kui teete, sa peaksid sõitma Jeruusalemma. Nüüd on püha vaim tulnud ja ta on kogu aeg koos sinuga. Kes ta on? Ta on Jumala vaim, ta on kolmaine üks isik, ta on Jumala vaim, ta on Jumal. Ta on sinu sees, ta on koos sinuga, ükskõik kuhu sa lähed, ükskõik kus sa oled, ta on sinuga. Amen. Ja Jeesus ütleb, see on hea. Ja tead, ma ütlen ausalt, mul oli väga hea täna. Mulle täitsa sobis, et püha vaim oli minuga. Halleluja. Amen. Ja mul on väga hea meel, et see mulle kasuks tuli. Aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse, halleluja, meil on see tulnud, me usume nüüd Jeesusse. Ta tõi meile tunnetuse patu kohta, et me ei usu Jeesusse, nüüd me usume Jeesusesse, see asi on lahendatud. Amen. Meie jaoks on see halleluja. Õiguse kohta, et ma lähen isa juurde ja te ei näe mind enam. Halleluja, no me teame, et läks isa juurde ja me ei näe Jeesust. Ta on seal, halleluja, palub meie eest. Ühel päeval me näeme isandat Jeesust jälle, kui ta vahepeal ennast meile näidata, halleluja. Aga Jumala vaim on kus kohas? Meie sees, ta on kogu aeg kohal. Amen, ja ta on tröösti ja ta on abimees. Halleluja, ma täna vajasin tröösti ja ma ütlen ausalt, ta tõesti trööstis mind. Halleluja, ma olen nii tänulik sellest. Ja kohtu kohta, et selle maailma vürtile on kohus mõistetud. Ja me teame, et kuradil ei ole enam päästet. Temal on kohus mõistetud. Halleluja! Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevase asju ta kuulutab teile. Ja oli aeg, kus inimesed polnud valmis asjadest, püha vaim tuli ja nüüd ta meile muudkui õpetab ja räägitab Jumala sõna. Me teame, et meil on halleluja. Neil ei olnud seda, meil on nüüd see, meil on ilmutus koguduse jaoks. Iga kristlane peaks suurema osa aega veetma Uues Testamendis, amen, eriti kirjades, sest see on ilmutus meile tänapäeval. Vana testament on hea, ägedad tõotused, Uus Testament on rajatud parematele tõotustele.
Uus testament ütleb, et meile kuulub meelevald. Uus testament ütleb, kes me oleme Kristuses Jeesus. Meil sai valmis tõlge, tuli meelde temas, et mitu lehekülge, 25 lehekülge kirjakohti, kus on välja toodud kõik kirjakohtad, kes sa oled temas, Kristuses, need kirjakohad. Ja need on tõlgitud, need on võetud nüüd Nancy Dufresne'i teenistusest ja siis temal on need inglise keeles ja nüüd sai siis Armas Eda siis tõlkis nad ära eesti keelte ja nad on kättesaadaval, siis ma juba ühe eksemplari printisin välja, kui keegi tahab veel, siis ma printin veel välja 25 lehekülge kirjakohti temas, kes me oleme Kristuses ja see on väga vajalik ilmutus meile kõigile ja see tuleb ilmutuseks Uues Testamendis, mida Jeesus tegi ja Püha Vaim näitab, õpetab meile seda, seletab meile. Me ei ole vaeslapsed, me ei ole hädised, vaid me oleme väelised ja Jumala vägi on meie sees. Amen. Halleluuja. Ja ta ütles, et tol ajal nad ei talunud, aga me teame, et palju asju nad ei teadnud, aga ilmutus tuli peale seda, kui Püha Vaim tuli ja Paulus sai ju kirjutas üle poole Uue Testamendi, Peetruse kirjad, Jakobuse kirjad, Juuda kiri on seal, ilmutuste raamat, päris põnevad ilmutuste raamat. Praegu loeme ilmutuste raamatut, päris põnevad. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Ma õpetama ei hakka, sest ma ei ole kutsutud õpetama ilmutuste raamatust. Kui Jumal midagi esile toob, siis ma toon esile, aga praegu soovitan lugeda, päris huvitav on. Ja Piibel ütleb, kes seda loeb tähele paneb, on õnnistatud. Amen, minul meeldib õnnistused. Ja ta ütleb, aga kui tõe vaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevad asjad kuulutab teile. Tema austab mind, sest minu omast ta võtab ja kuulutab teile. Mida ta Püha Vaim teeb sinu sees? Ta võtab Jumala käest, ta võtab Jeesuse käest ja ta kuulutab meile. Ta on täpselt samasugune nagu Jeesus oli. Ta ei tee mitte midagi, välja arvatud seda, mida isa ütleb, mida ta kuuleb, isa räägib. Jeesus ütleb, ma ei tee midagi muud, kui ma kuulen isa ütleb. Püha Vaim ei tee mitte midagi muud, kui ta kuuleb seda, mida isa ütleb. Ta vahendab meile isa. Ta ütleb, ta võtab Jumala südame asjadest, ühes kohas ja ilmutab seda meile. Amen. Ta on sinu sees, ta on sinu abiline. Halleluja, kiitus Jumalale. Ja meil on privileeg olla järjepidevalt täis Püha Vaimu. Amen. Ja kõik, mis isal on, see on minu päralt, selle pärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Jälle ta ütleb, kõik, mis on isa, on mina olen isast, Püha Vaim on minus, Püha Vaim ja me võtame isast ja ta toob selle läbi Püha Vaimu meile. See on imeline, et Püha Vaim on siin, et Jeesus ära läks ja Püha Vaim tuli. Ja meil kõigil on see olemas. Halleluja. Ja miks ma seda räägin, me tihtipeale unustame ära oma abilise, kes meie sees on igal ajal, igal pool. Ükskõik kuhu sa lähed, ükskõik kus sa oled, ükskõik mida sa vaatad, ükskõik mida sa kuulad, Püha Vaim on alati seal sinu juures. Amen. Ükskõik mis olukord sa oled, ükskõik mis situatsioonis sa oled, kes on sinuga? Jumala Vaim. Alati on sinuga, ta ütleb, ta ei hülga sind, ta ei jäta sind maa, ta tahab olla, ta tahab jääda meiega igavesti. Amen. Tema valis selle. Kõige põnev on see, et meie ei valinud, tema valis, tema tahtis, me lihtsalt võtsime ta vastu. Amen. Meil on see privileeg. Kui me vaatame Johannese 14.15, kui te armastate, kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja mina palun isa, et tema annab teile teise trööstija, et see teie juurde jääks, kui pikaks ajaks? Igavesti, halleluja. Kui pikalt on Püha Vaim sinuga? Igavesti, ükskõik kus sa oled, Püha Vaim on sinuga, ükskõik kus sa käid, ükskõik mis sa vaatad, ükskõik mis sa mõtled, ükskõik mida sa räägid, mis sa arvad, kes kogu aeg on kõrval ja kuuleb? Jumala Vaim, halleluja, kas pole imeline? Ja ta on seal mitte meid süüdistama, vaid tema on seal meid julgustamas, üles ehitamas, trööstimas, aitamas ja Jumala asjust ta võtab. See on täpselt see, kus ma täna kuulsin, et kes ütles mulle? Kes ütles, et laul 37? Püha Vaim ütles mulle, alati on, mis asi? Kiitus minu suus. Mõtlesin, Piibel ütleb ja seda alati ja mul tuli otsus, ma hakkan kiitma, ülistama Jumalat. See ei olnud küll võib-olla füüsiliselt, ma ei tahtnud, hingeliselt ma ei tahtnud teha, aga usu läbi ma võtsin kätte, ma tegin otsuse, ma hakkan kiitma, ülistama Jumalat ja see tõi mind välja sellest olukorrast, mis täna oli. Amen. Ja ma olen tänulik Jumala Vaim on meie sees. Halleluja. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde, tahab olla teie sees. Halleluja, Püha Vaim tahab olla meie sees. Amen. Kas pole imeline? Jumala Vaim tahab olla sinuga, minuga kogu aeg. Halleluja, kas pole imeline?
ma olen nii põnevil, sest et Jumala vaim on minuga ja sinuga. Ta on kogu aeg meiega, ta on alati labimes. Rasketel aegadel viska ja toetu, vahepeal panen silmad kinni, nagu meil on füüsiline kujutlusvõime, tihtipeale me kasutame seda valesti siin maa peal, me laseme igasugused kujutlusvõimed endale tulla, kurat paneb igasugused mõtted meile pähe vahepeal, aga meil on privileeg see kõik välja visata, ära heita, öelda, et ma võtan head mõtted, samamoodi meil on ka vaimne kujutlusvõime olemas. Oma vaimuga ja tihtipeale mina kujutan ette rasketel aegadel, nagu täna oli see, et ma küll pikali ei visanud ennast, aga mul oli siuke tunne, panin silmad kinni ja ma lihtsalt usu läbi lasin ja kukkusin püha vaimu sülla. Jumal, ma tänan sa hoiad ja toetud ja lihtsalt toetusin tema peale ja hämmastav oli see, kuidas ta tõi läbi, isegi ma olin päev otsa märgade riietega ja ei olnud hullu mitte midagi. Halleluja. Jumala vaim soojendas mind. Jumal ütles küll ühel korra, et pane jope selga. Mul oli üks jope oli, mul oli teine jope veel võtta, panin tolle ka veel selga, hoia soojan ennast. Valva. Ja see on see, kuidas Jumala vaim juhib. Ta annab, siis seest tõuseb üles. Halleluja, kiitus Jumala. Nimeline püha vaim. Ja siin ta ütleb, ma ei jäta teid vaest lasteks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad, kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, see armastab minu isa ja mina tahan teda armastada, iseennast temale ilmutada. Halleluja. Kuid kui me armastame Jumalat, kes armastab Jumalat? Me kõik armastame Jumalat, halleluja. Siis me peame tema käsussõnu. Me hoiame kinni ja kui me hoiame kinni me käsusõnadest, mis juhtub? Mis juhtub? Ilmutused hakkavad tulema. Jumal tahab ennast ilmutada. Jumal hakkab näitama rohkem ja rohkem oma sõna sulle. Amen. Kui me ütleme, et Jumal, ma armastan sind, ma pean sinu sõna, ma armastan sinu sõna, võtan selle vastu, Jumala vaim hakkab seda näitama meile, ta hakkab meile rohkem ilutama, me hakkame rohkem aru saama sellest. Amen. Nii, kus me jäime? Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab, kes aga mind armastab, see armastab minu isa, mina tahan teda armastada, iseennast temale ilmutada. Temale ütles Juudas, mitte Iskariot, issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Ja nüüd on veel see, püha vaim on sinuga. Jeesus on sinuga ja isa ise on ka sinuga. Istume maa ja mõtleme, tegelikult mis meil viga on? Mitte midagi. Me oleme nii ägedas olukorras situatsioonis, sest püha vaim on meiega, isa on meiega, Jeesus on meiega. Meil tuleb lihtsalt teda armastada, teha ja võtta vastu tema sõna oma ellu. Mina ei vaidle sinu sõnaga, isa. Mina usun sinu sõna. Ja ma olen siin puusse pannud, ma olen eksinud siit, isa, ma tunnistan ülesse, aga see sinu sõna on alati ustav õige. Sinu sõna ei valeta mulle kunagi. Mul ei olnud tunnet täna, mul ei olnud tunnet ülistada Jumalat. Aga Jumal sinu sõna ütleb, ülista meid, tule minu ette. Igal ajal ja kes teda ülistavad, ei pruugi punastada. Kes teda otsivad, neil leiavad ta. Kes koppuvad, neil ja ma hakkasin otsima, ma hakkasin töö ajal tegema. No, mul on privileeg panna kõrvaklapid pähe. Ma tean, paljudel ei ole seda privileegi, aga ehituse peal on see privileeg. Kruvi ei räägi sinuga, kruvi ei küsi su käest midagi, lauajupp ei küsi su käest midagi. Mehi võid eirata. Minge tehke oma asju, jätke mind rahu. Ma ei pea teid enam kuulama, aitab. See on see privileeg, mis on selle juures. Amen. Ja panid kõrvaklapid pähe ja ütles, et kui midagi väga on, siis tule koputa õla peale. Kiitus Jumala. Halleluja. Kes mind ei armasta, see ei pea minu sõna. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid on isa sõnad, kes mind on läkitanud. Seda olen mina teile rääkinud teie juures viibides. Aga trööstija, kuidas teda kutsub püha vaimu 3 korda juba trööstija? Kes on trööstija? Püha vaim. Mida trööstija tähendab? Abi, kõrvalseisja, lohutaja, ülesehitaja, tugevus. See on trööstija, ta trööstib meid. Ükskõik, mis olukord on, situatsioon on, ta on alati kohal seisev abi.
ja kui me ei ole trööstitud, kui me ei ole, mul oli täna valik kusjuures. Kas ma lasen trööstida ennast või ei lase? Ma oleks võid istuda nautida oma selles, meil on hoolses mõttemaailmas, et elu on nii keva, keegi ei hooli minult, keegi on jumal läbi koju ära, jumal läbi, ma tulen su juurde ära. Jumal ütles, et kui sa ülistad, sa lähed, Jumal rääkis, siis ma saan sind aidata. Ma hakkasin ta ülistama, ma hakkasin ta kiitma, ma hakkasin käima ja Jumala vaim tuli ja tõstis ma üles, halleluja. Amen. Näed, ma naeran, ma olen rõõmus ja ma ei pea isegi pingutama mitte. See on nii mõnus tunne on see. Üks asi, sa pingutad, sa naerad, sa oled, aga vaat, kui sa jõuad sinna staadiumisse peale 3-4 tundi, sa ei pea enam pingutama. Jah, no võib-olla mul on pikad juhtmed, mõni teeb 5 minutit, halleluja, pole nimeline, mul ütles 3-4 tundi täna aega, et siia jõuda välja. Ma loodan, et keegi ei ole nii pikkade juhtmetega kui mina, aga halleluja, kiitsu, Jumal on ustav imeline. Nii kui meie. Aga tröösti pühavaim, kelle minu isa läkivad tema minu nimel, sõpetab teile kõik ja tuletab teile meile kõik, mis mina olen öelnud. Halleluja, see ongi see, miks mulle need asjad meelde tulid. Jeesus oli rääkinud, Jeesus oli öelnud ja pühavaim tuletas mulle muudkui meelde. Sa oled rohkem kui võita, sa suudad kõik tema läbi. Ma olen su jõud tugevus, ma ei hülga ja jäta sind kunagi maha. Need olid need mõtted, mis mulle kogu aeg tulid. Ta tuletas meelde, ma võtsin nad vastu järjest. Amen. Isegi kui me tunneme teinekord üksikuna, ükskõik midagi, Jumala ütleb, ma ei hülga sind kunagi, jäta sind maha. Paulus ütles, kõik jätsid ta maha. Ütles, ainult kes seisis mu kõrval. Jumal seisis mu kõrval. Ütles, Jumal ei jäta mind kunagi maha. Ja teine, kes tema kõrval muidugi oli, Luukas pidi olema ka seal, sest Luukas pani kõik kirja. Mõtlen, kuidas ta ütleb, kõik jätsid maha. Võib-olla Luukas jooksis minema ära ja kuulis, mida Paulus ütles ruttu ja pani ruttu kirja, sest tegelikult Luukas ju kirjutas apostlitegude raamatu. Amen. Need oli kogu aeg Pauluse kõrval, kuni lõpuni. Halleluja, kiitus Jumal. Ja siin ta ütleb, rahu, pärast seda ta ütleb, vaata, kui trööstitud, ja siis ta ütleb, rahu, ma jätan teile, oma rahu, ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, te südargu ehmuga ärgu mingu araks. Jumala rahu on täiuslik rahu. Ta ei võta seda kunagi ära, me pea mitte midagi tegema, et välja seda teenida, see kuulub meile. Amen. Ja Jumala vaim tuleb ja ütleb, et Jumala rahu on sulle. Jeesus rahu on sinu oma. Amen. Kuidas maailm teeb seda? Võtab, annab, sa pead pingutama, tegema, mida iganes ja nad on ühel päeval, sa tead, inimesed ütlevad, nii mõnus on olla, järgmine päev, ma ei tea, mis see nii mõnus on. Jumala rahus, võime käia kogu aeg. Inimesed vaatab, mis teil viga on, miks sa nii rahulik oled. Jumala rahu minu peal. See olukord, Jumal on trooni peal. Ta on minu jõud, ta on minu tugevus, ta on minu kindlus. Ma olen päästetud, ma olen teel taevasse. Sa ei karda surma. No kõige hullem, see on kõige parim asi, mis saab juhtuda. Kristus puhul ära surre taeva, minna issanda juurde. Piibel ütleb, et ta on võinud vabastanud surma hirmust. Amen. Ja Johannese 20:22 ta ütles, ja kui ta seda oli öelnud, puustan te peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. See oli see, kui Jeesus ta oli rääkinud, ma lägitan olen, ja nüüd ta puhub nende peale ja ütleb, et nüüd mina lähen ära, aga teil tuleb vastu võtta püha vaim. Ka meil tuli vastu võtta püha vaim, me kõik räägime teistes keeltes, on ju nii, siin kõik on ristitud püha vaimuga, me räägime, me oleme vastu võtnud püha vaimu, kui me saime päästetud, Jumala vaim tuleb meie sisse elama, aga me oleme ka saanud ristitud püha vaimuga, tunnus ristimises on, et me räägime teisi keeli, kas pole privileeg? Amen. Me teame, et kui Johannes käis siin maa peal ringi, ütles, et mina ristin teid küll veega, aga tuleb keegi võimsam, keegi suurem, see oli Jeesus, et tema ristib teid püha vaimuga. Ja kui tähtis on, mis on Jumala vaim, Jumala vägi, Jumala tugevus jõuda meie sees. Isegi seda on näha Peetruse puhul tegelikult. Ja ma ütlen, et kuidas me suudame olukorda situatsioonid vastu minna, on läbi püha vaimu jõu ja tugevuse, kes on meie sees. Amen. Isegi Peetruse puhul, vaata, inimlikult ta ütles, et ma ei jäta Jeesust maha. Jeesus, ma ei jäta sind kunagi maha. Ma lähen koos sinuga surma, aga tuli katsumine, raskus tuli. Ta ikkagi taganes ära, ta salgas Jeesuse. Kiitus Jumala, mis oligi Juuda ja Peetruse vahe oli see, Juudas läks ja poos enda ülesse, Peetrus läks ja parandas meelt. Mõlemad reetsid Jeesuse tegelikult.
mõlemad reetsid Jeesus. Aga see oligi see vahe, mis üks tegi, mis teine tegi. Amen. Aga pärast seda, kui püha vaim tuli, Peetruse iseloom täielikult muutus. Nad olid, vaata, kui me räägime seal Apostlikude raamatus, nad olid ülemises toas, nad istusid uste lukus olles. Uste lukus, nad olid ülemises toas, Jeesus tuli uste lukus olla, nad olid luku taga, nad olid hirmu olnud, kartus oli. Aga kui püha vaim tuli, ta hakkasid rääkima teisi keeli, rahvas üksis kokku, mida Peetrus teeb. Ta lükkab aknad lahti, ütleb, et see on see päev. See on ta täitus millega? Julgusega. Mis oli? Jumala vägi tuli tema sisse. Ja püha vaim tuli. Ja kui sa vaatad läbi kogu selle tema eluloo, ta käis selles väes. Kuidas ta suutis vanglas magada? Rahulikult, sest Jumala vaim oli tema sees, ta oli aru saanud, et see rahu, mis Jumal on tal andnud, see on seesama, mis ta sai aru, kui Jeesus ütles, oma rahu ma annan sulle, oma rahu ma jätan sulle. See oli see põhjus, miks ta suutis vagada vanglas ahelatega seotud kinni ja isegi ingelt, kuidas milline rahu tal pidi olema. Enne inimene, kes oli salanud Jeesuse ära põgenenud seal, et ma ei tunne seda inimest, ma ei tunne, ma ei tea, kes ta on. Järgmine ütleb ja käib mööda maailma, kuulutab Jeesusest, pannakse vangi, tuleb välja, ikka kuulutab Jeesusest, pannakse vangi, tuleb välja, ikka kuulutab Jeesusest, kiusad taga, ikka kuulutab Jeesusest, võtab või Paulus, täis püha vaim, visati kividega, surnatakse linna tagasi, ikka kuulutas Jeesusest. Kus on võimalik? See on see Jumala vägi, mis on meie sees, see jõud ja tugevus on meie sees. See ongi see, et kas me tunneme ja õpime, oleme tundma õppinud Jumala vaimu meie sees. Ta on meie abiline, ta on antud meile eesmärgiga. See, et me, täpselt moodi, ma ütlen, mul oli täna valik. Miks ma seda räägin? Mul oli valik täna. Ma ütlen ausalt, see esimene valik, ma ei tahtnud, ma tahtsin käega lüüa, ma tahtsin alla anda, ma tahtsin kõik pikalt saata. See oli see, mis ma tahtsin füüsiliselt. Väsimus tekkis peale, nagu see. Ja siis Jumala vaim ütles, et ei, see on vale, need on valed mõtted tulid. Ja ma algul isegi, ütlen ausalt, ma heetasin, ma hakkasin neid vastu võtma, kuni Jumala vaim tuli arreteeris, ma ütlen, et ei, ma ei võta vastu valed mõtteid. Meil oli siin meelt uuendatud, mäletad, kui siin õpetati, et kurat tuli ja hakkas soovitama. Kurat tuleb ja hakkab soovitama ja kujutlusvõimet tekitama ja hakkab igasuguseid pilte meile ette panema ja mul oli valik, kas ma võtan need vastu või ei võta vastu. Ja see võttis aega, et seda kõike enda ajust ja peast minema saada. Ja see tuli läbi ülistuse ja kiituse ja toetus Jumala vaimu väe peale ja lubades Jumala vaimul meelde tuletada kirjakohti minu sees ja võtta need vastu. Ja see võttis kahjuks 3-4 tundi aega, kuni ma jõudsin praegu, kus ma olen. Amen. No nüüd on juba rohkem. Et halleluuja, kiitus Jumalale. See ongi see, miks Johannes ütles, ta käis ringi, ta ütleb, ma ristin teid küll veega meele paranduseks, aga kes tuleb pärast mind on vägevam minust ja mina ei ole kõlbunud tema jalatseidki kandma, tema ristib teid püha vaimu ja tulega. See on Matteuse 3.11. Markuse 1.8 ütleb ta niimoodi, mina olen teid veega ristunud, aga tema ristib teid püha vaimuga. Luuke evangeeliumis on kirjutatud see niimoodi 3.16. Siis kostis Johannes ja ütles kõigile, mina ristin teid veega, aga on tulemas vägevam minust, kelle jalatsite paela, ma ei ole kõlvuline lahti päästma, tema ristib teid püha vaimu ja tulega. Matteuse 28, ei oota, vaatan. Siin ta ütleb, Matteuse, Jeesus ütleb, jälle Matteuse, Johannes ütles, et ja kui te seda oli öelnud, puustan te peale, ütles teile, võtke vastu püha vaim. Matteusest ta ütleb niimoodi, 28.19, minge siis ja tehke jüngreks kõik rahvaid, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Amen. Jälle, püha vaim on nii tähtis komponent meie eludes. Tema on meie julgus, ta on meie jõud, ta on tugevus, tema on see, kes juhatab meid mööda kõikidest kuradi lõksudest ja kui me laseme tal tööd teha endaga ja rääkida, tuletada meelde, siis kurat ei saagi nii väga meile ligi. Keda me lubame rääkida oma südamesse, keda me lubame tegeleda oma ajuga, kui me anname maad pühale vaimule, tema teeb, sest ta võtab ja hakkab tuletama meelte kirjakohti. Meil on valik võtta vastu kirjakohad või meil on valik vastu võtta kuradi soovitused ja mõtted. See on meie valik. Ja me teame, et mina olen täna vastu võtnud pühavaimu mõtted, ma peaksin seda iga kord tegema, iga päev tegema,
olen läbi kukkunud, tunnistan ausalt, aga ma olen alati ka üles tõusnud. Amen. Täna mul on hea võidupäev ja tunnistada, rääkida halleluuja. Ja ma plaanin seda teha iga päev, kogu aeg. Amen. Ja meil kõigil tuleb seda, meil on valik. Ja mul oli ka täna valik, ma isegi mõtlen seda, et ma algul tahtsin jonnida. Ma tahtsin jonnida pühavaimust, kas sa ei saa aru, mis mulle öeldi pühavaim, kas sa ei näe, mis toimub, kas sa ei näe või? Ja pühavaim, tead, mis pühavaim ütles mulle selle peale? Mitte midagi. Ta isegi ei reageerinud minu jonnimise peale. Ta hämmastav, ta isegi ei reageerinud mu jonnimise peale. Vaid ta ütles mulle, paranda meelt, haarame sõnast kinni. Pane praktikasse see, mis sa oled kuulnud. Ja siis ta tuleb see laul 34. Ja alati on kiitus mu suus, järjepidevalt. Ja sealt hakkas pihta ja sealt hakkasid kirjakohad tulema, hakkasid voolama. Ja tead, kui hea oli, kui lõpuks kurat oli ajust minema visatud ja ta enam ei saanud soovitada mulle, sest Jumala sõna sai suurema jõu, suurema võimu. Amen. See on see imeline püha vaim, kes meil on antud. Aga me valime, kas me kuulame või kuula, kas me jonnime või jonni tema vastu. Amen. Sest ta on vägevam ja Jeesus ütles, võtke vastu. Johannes ütles, on suurem, ta on midagi vägevamat. Amen. Ja Apostlid 2.4 ta ütleb, ja nad, kui paljud, kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Amen, see on see ülemistes toas. Aga enne seda ma teame, et Jeesus ütles teile selle päevani, mil ta võeti üles pärast seda, kui püha vaimu läbi, vale kirjast. Apostlid 1.5 ütleb, sest Johannes ristis veega, Apostlid 1.5 ütleb, sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga, mitte kaua pärast teid päevi. Ja Apostlite 1.8 ütleb, aga te saate püha vaimu väe, mis me saame? Püha vaimu, mille? Ütle kõvasti välja. Mis asi on vägi? Jõud, tugevus, suutlikkus. Ja kelle vägi see on? Ja kes selle saab? Kes saab? Mina. Ma ei kuule. Mina. Sina saad. Kes saab väe? Mina. Ma ei kuule. Mul on midagi viga. Kes saab väe? Mina saan. Sina saad. Okei, keegi veel saab väe? Juba said väe? Amen. Halleluja. Kelle vägi? Jumala vägi. Kelle vägi? Jumala vägi. Kelle vägi sul on? Jumala, Jeesuse. Amen. Halleluja. Järelikult me ei pea olema tugevad omas jõus, oma väes, vaid me oleme tugevad ja võimsad kelle väes? Jumala väes, amen. Kas Efesus kirjas öeldud, saage vägevaks issandas ja tema väe tugevuse jõul või mõjul. Amen. Kelle väes me oleme tugevad? Inimesed kukuvadki sellepärast läbi, nad üritavad ise teha, ise pingutada. Ma ei üritanud täna ise teha, ise pingutada. Ma ütlesin, Jumal, mul on vaja su abi ja Jumala vaim tuli, ma võtsin selle väe maastu ja lasin sellel tööd teha enda sees. Amen. Ja te ütlete, saate püha vaimu väe. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas kõigil Juuda, Samaaria ja maailma otsani. Me ei kuuluta evangeeliumis omas jõus, vaid me peame välja minema kelle väes? Jumala väes, me teeme seda Jumala väes. Kelle väes? Jumala. Absoluutselt Jumala väes, julgelt välja, Jumal, ma olen vägev sinus. Amen. Amen. Ma ei pea omas jõus pingutama. See vägi minu sees, püha vaimu vägi minu sees saab täie võidu, täie määra. Tema on trööst ja tema jõud on meie sees. Tema tuletab mulle meelde kirjakohti. Mul tuleb lihtsalt alistuda vastu, võtta need. Kelle soovitusi me võtame vastu? Amen. Kelle soovitusi? Jumala vaim on meie sees kogu aeg. Ja ta tuletab meile meelde, räägib. Meil on valikas võtta vastu, väljaspoolt tulevad mõtted, väljaspoolt tulevad olukordi, väljaspoolt tulevad situatsioone. Või see, mida Jumala vaimule räägib, Jumala vaim, sa suudad kõik minus, ma teen su vägevaks. Sa oled saanud minu väe. Mida see vägi teeb minu sees? Mida teeb? Kas ta istub niisama või me rakendame oma elusta tööle igas olukorras situatsioonis? Amen, on ju? Ja te ütlete, te saate püha vaimu väe. Ja Apostlid 2.4 ja nad kõik said püha vaimu. Kõiki seal ülemises toas oli esimest kord püha vaim tuli, kui paljud said? Kõik.
kui palju on kõik? Kõik kaasa arvatud, mitte midagi veel, et kiitus Jumal, ka meil on tänapäeval püha vaimu vägi. Me oleme saanud. Nii kurb on, et paljud õpetavad, et ei ole vaja enam saada, püha vaimu ei saa, see on möödanik, ei ole püha vaim, ei ole möödanik. Ta on siin, siiamaani inimesed ristuvad püha vaimuga, hakkavad rääkima teisi keeli. Ühel päeval meil pole vaja rääkida teisi keeli, kui me taeva läheme, seal pole vaja enam rääkida teisi keeli. Aga see maa peal meil on vaja, miks selle läbi me saame täis tema väge, tema vaimu, me ehitame ennast üles pühamale usule. Amen. Vaata, väga huvitav on see, ma tahan, vaata, miks on väga tähtis olla täis püha vaimu, on ka see asi, et apostlikude raamatus ta räägib meile, kus siin on, Peetrus ja Johannes läksid suurkohtu ette. Nad olid, miks nad läksid suurkohtu ette? Nad olid kuulutada evangeeliumi, inimene oli terveks saanud, vigane oli terveks saanud, kelle läbi? Jeesuse nime Jumala väe läbi, selle väe läbi, mis meile on antud. Ja nad viiakse suurkohtu ette selle pärast. Sest neile ei meeldi, seal juutidele ei meeldi, midagi imelist juhtus ja nad ähvardavad neid ja hoiatavad neid, et vaadake, et enam Jeesuse nimel midagi ei tee. Ja nad ütlevad, tahavad öelda, et me ei või teha. Teie lõite issanda Jeesuse risti, mitte meie. Ja kui sa võid lugeda, see on 4. peatükk ja ta räägib, Peetruse kõne on seal, aga kui Peetrus ja Johannes julgust nägid ja teadsid, nad on kirja tundmatud, õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära. Need olid need, kes olid olnud koos Jeesusega. Kui me oleme koos Jumalaga, kui me oleme koos Jeesusega, käime kogu aeg temaga koos, me oleme täis julgust, me oleme täis väge. Amen. Järelikult loeb, kellega me aega veedame, mis selskond veedame, mida me loeme, mida me vaatame. Amen. Ja nad on ähvardada saanud, nad on saanud ja vaata, üks asi on, nad ei tule omade juurde ja ei hakka halisema ega vinguma ega virisema, vaid vaata, mis ta ütleb, kui nad olid vabaks saanud, nad olid kinni hoitud, vangis hoitud, mis iganes olid, ja kui nad olid vabaks saanud, tulid nad kuhu? Omade juure ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neile oli öelnud. Jälle nad rääkisid neile, kuule, me ei tohi enam, nad ei luba meil, nad ei taha, et me rääksime Jeesuse nimel, nad ei taha, et me teeksime imesid tunnustähti, nad ei taha seda. Meid ähvardati selle eest. Ja vaat, mis juhtub. Aga kui nad seda kuulsid, tõstsid nad, kuidas? Ühel meelel, häält kuhu? Jumala poole ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Nad hakkasid ülistama, et Jumal, sina oled loonud universumi, sina oled suur Jumal, sa oled väeline Jumal, sa oled püha Jumal, sa oled teinud kõik. Kes oled püha vaimu läbi oma sulaste Taaveti suu kaudu ütlenud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilma oma kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunenud ühte issanda vastu ning tema võitu vastu. Sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidud, kogunenud ühesse paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodese Pontus Pilatus, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima. Ta räägib, et seal linnas on see. Aga nüüd vaata, issand. Mida ta ütleb? Ja nüüd vaata, issand. Issand, sina vaata nüüd. Nende ähvardamisele. Sina vaata nende ähvardamisele, see on sinu probleem. Nemad on ähvardanud, me anname selle probleemi sinu kätte. Sina vaata selle ähvardusele. Aga, või anna oma sulastele mida? Kõige julgusega rääkida sinu sõna. Sina vaata sellele ähvardusele, sina võta see probleem, sina tegele sellega. Aga anna meile, meil pole aega sellega tegeleda, sina tegele. Need probleemid on sinu omad. Aga anna meile julgusega rääkida evangeeliumi saladust. Või rääkida sinu sõna, mitte saladus, isegi evangeeliumi, vaid anna meile julgusega rääkida sinu sõna. Oma käed sirutades selleks, et terveks saamised ning tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi ja kui nad olid palvetanud, kõikus paik, kus nad koos olid, ning nad kõik said täis püha vaimu, rääkisid Jumala sõna
julgesti. Amen. See näitab seda, kui olukord tulevad, situatsioonid tulevad, Jumal, sina tegele selle probleemiga. See on sinu probleem, me palvetame, anna mulle julgusega. Me lähme edasi, ma teen kõik selle nimel, et olla täis püha vaimu, imed, tunnustähed sünniksid, sina tegele probleemidega, aga me läheme sinu väega edasi. Ja selle olus, nad olid ühel meelel selles. Nad olid ühel meelel, mitte keegi ei vingunud ega virisenud, see oli raske, see on nii raske, elu on nii raske. Kui te panete tähele, mitte keegi, elu oli raske tegelikult. Neid keelati. Aga mitte keegi ei vingunud virus, omade juurde tuli, mitte keegi nendest ei öelnud, et elu on raske. Või nad ütlesid, anna julgust veel rohkem, täidame veel rohkem, täit püha vaimuga, rääkis Jumala sõna julgusti. Ja ükskõik hulk oli üks süda ja üks hing ja üks nüüd oma vanaduse kodas ja tema oma, vaid kõik oli nii lühine ja apostlid tunnistasid suure väega issanda Jeesuse üles tõusmist ja suur arv oli nende kõikide juures. Jälle me näeme, väega nad tunnistavad sõna, nad väega, vaat see on see, nad on järjepidevalt täis keda? Püha vaimu. Püha vaimu, järjepidevalt täis, kui püha vaim tuli, vaata kui püha vaim tuli selles nelipühi päeval, mida peetakse, aknad uksed lahti. See on see, mis on olnud prohvetiooliga ja räägib suure jutus ära, 3000 inimest saab päästetud või meest. No ma ei tea, kas on inimest või meest, ja võib-olla naised, lapsed kaasa arvatud on ju, me ei tea. Eesti keele ütleb, et meest, vist ütleb või inimest, ma ei tea, tõlkis peab vaatama, uurima, aga 3000 sai vähemalt päästetud. Ühe jutusega, miks? Aga kuidas see vägi tuli? Püha vaimu täis. Amen. See on meil olemas. Te saate ristitud püha vaimu aega. Püha vaim on meie abiline, ta on trööstaja. Püha vaim on alati üleseitaja. Ta on alati julgustaja, ta on alati trööstaja. Amen. Kui me oleme täis püha vaimu, siis ta on alati seal, et üleseitaja. Me oleme püha vaimu templid. Püha vaim elab meie sees. Ta alati on seal, ta ei lähe mitte kuhugi. Ta on alati sinuga, ta on alati. Amen. Püha vaim on üleseitaja. Püha vaim on julgustaja, ta on trööstaja. Amen. Ta on abiline, ta on abi. Ja kui sa vaatad läbi apostlite raamatu, kui tähtis oli neile, et saaksid täis püha vaimu ja ristitud hakata rääkima teisi keeli. Kui ta läks Korneliuse majja, Peetrus läks, ta rääkis evangeeliumi Korneliusele, jah? Mis juhtus? Samal ajal, kui ta rääkis, ja nad said päästetud ja püha vaim tuli ja nad hakkasid kõik rääkima teisi keeli. Amen. Ja kui teed apostlid 10.38 ütleb, kuidas Jumal Jeesuse Naatsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega. Ka Jeesus käis ringi püha vaimu ja väega. Te ütlete, saate püha vaimu väe. Me oleme juba saanud püha vaimu väe. Meil on 4 pühi aega oli, just läks mööda. See oligi see sama 2000 aastat tagasi juhtus see, et püha vaimu vägi tuli. Amen. Kui te ütlete, me kõigi sees on see tuli, me kõigi sees on see vägi. Meil kõigi sees on tröösti ja abiline. Meil lihtsalt tuleb toetada peale ja võtta vastu see, mis ta meile ütleb. Amen. Püha vaim on džentelmen, ta ei sunni, isegi täna ma mõtlen, ta ei sunninud mind mitte midagi tegema. Ta ei sundinud mul raeratama, ta ei sundinud mind rõõmutsema, ta ei sundinud mind ülistama, või ta soovitas, ütles, kui sa tahad sellest välja tulla, kui sa tahad olla võidukas, tee seda. Ja ma tulen sulle appi, ma hakkasin tegema, Jumala vaim tuli appi. Halleluja, kiitus Jumalale. Ja ta öelnud, et sa oled selline, sa ei meeldinud mulle. Ei, ta ei öelnud seda. Ta ütles, et võtame kätte, lähme Jumala trooni ette. Halleluja. Ja ma võtsin tema soovitus vastu. Ma tänan Jumalat, mul oli see privileeg vastu võtta tema soovitus, see vägi sai ilmsiks minu sees. Amen, amen, halleluja. Ja kuidas püha vaimu väega, kuidas tema käis mööda maad, tegi head. Kui me oleme täis püha vaimu, toimuvad head asjad. Amen. Tegi head, käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Kellega Jumal praegu on? Sinuga. Amen. Halleluja. Kas pole imeline? Apostlid 13.52 ja jüngrid täitusid rõõmu ja püha vaimuga. Kui me vaatame läbi ajaloo, nad järjepidevalt täitusid püha vaimuga, täitusid püha vaimuga, olge täis. Piibel ütleb ka, peale Efesuse kirjas, ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, oled tähele pannud, viin toodab õnnetut elu, vaid saage täis vaimu.
kui me vaatame, oleme inimestega koos, me täpselt teame, kas nad on täis vaimu või ei ole. Seda täitusid püha vaimu ja rõõmuga. Püha vaim toob kaasa rahu, püha vaim toob kaasa rõõmu, püha vaim toob kaasa vabaduse. See on täpselt see, mis minuga juhtus. Mul oli valik, mul oli absoluutne valik. See ongi see, et mul oli valik jonnida, minna, ma oleks olnud tusane, pahane täna. Sest mul oli, inimlikult oli mul see privileegi õigus teha. Sest ma ei olnud täna välja teeninud seda, mis juhtus. Aga ma tegin otsused, Jumal, sina tegele sellega. See kõik on sinu probleem. Mina lähen koos sinuga. Ma isegi ei ürita vabandust, ma ei ürita mitte midagi. Ma tahan olla vaba. Ma tahan olla rõõmus, ma tahan saada tagasi oma rõõmu, ma tahan tagasi saada oma rahu, ma tahan olla vaba sinus, ma tahan olla käida selles väes. Amen. See on sinu probleem. Sa ütles, Jumal, sina vaata nende ähvardustele. Aga anna meile julgusega. Ma ütles, Jumal, sina vaata selle kõigile jamale, tänasele päevale, mina lähen täna kogudusse, mina kulutan täna sõna, ma ei tea, mida ma kulutan, pool tundi enne sain teada, et ma räägin seda jutus alles. Ma enne ei teadnud, ma ütlesin, Jumal, mul on see abi vaja. Ja, Jumal ütles, täpselt seda räägi, täpselt seda ütle. Mina olen sinu jõud, mina olen sinu tugevus, mina olen püha vaim sinu sees, mina aitan sind, mina juhatan sind, mina õpetan sind, ma ei jäta sind kunagi maha. Muidugi meie kui kristlaste puhul, kui on rasked ajad, me peaksime kokku tulema, rohkem aega koos veetma, võimalus üksteisele helistada, tulla kokku siia palvesse, kui on rasked ajad, tuleme kokku, kas või tund aega palvetame siin koos. Amen. Tihtipeale on kristlased kannatavad, sest nad ei tule kokku, nad istuvad oma ette või mis iganes. Meil on meie kogudus, tuleme kokku, kui vaja. Amen. Võtame kätte, palvetame, tule saame täis püha vaimu. Amen. Tuleme palvetame teises keelses eesmärgiga saada täis püha vaimu. Hakkame laulma pühas vaimus, hakkame rääkima pühas vaimus. Amen. Halleluja, kiitus Jumalale. Vaata siin üks huvitav asi, ütleb Hebra 3.7, sellepärast nõnda nagu püha vaim ütleb. Ja täna ütles seda püha vaim mulle. See oli üks asi, mis ta mulle ütles täna. Kirja koht, mis meil tuli Hebra 3.7. See oli, mis mul oli valik ja ma valisin mitte teha seda, mida siin ütleb. Vaata, siin ta ütleb Hebra 3.7, sellepärast nagu püha vaim ütleb, täna kui te kuulete tema häält, ma kuulsin Jumala vaimu häält. Mul oli valik, ma räägin, mul oli valik teha. Ja siis ütleb, ära paadutage oma südameid. Mul oli võimalus, ma ütlesin, ma tahan paadutada. Ma tahtsin rusikad lauale lüüa. Jumal, ära paaduta. See on see, mis täpselt, mis juhtus nurina ajal. Nad paadutasid oma südameid, nõnda nagu sündis nurina ajal, kiususe päeval kõrbes. Kui teie isad mind kiusasid ning katsusid, see on juba mul natuke juurde toodud, aga seda Jumala vaimul otseselt ei olnud. Kui nad olid näinud minu tegusid 40 aastat, saad aru? Nad ikkagi paadutasid, nad olid näinud Jumala tegusid 40 aastat. Püha vaim ütleb meile, ära paaduta oma südant. Sa oled näinud minu väge, sa oled tundnud minu häält, sa oled kuulnud, sa tead sõna, sa tead tõde, sa tead rõõm on hea, sa tead rõõm on tugev, sa tead rahu on imeline, sa tead, et kurat tuleb tapma, hävitama, hukkama, ära anna talle maad. Ära anna talle mitte mingisugust maad. See on see, mis Jumal vaim mulle ütles. See oli, et ära paaduta. See on sama, mis juhtus nurina ajal. Nad nägisid imesid, tunnustähti, sa oled näinud mu sõna, sa tead mu sõna, sa tead, ja ära paaduta oma südant. Ja ma tegin otsa mitte paadutada, halleluja, ma olen täna täis tuld, ma olen täna selleks ajaks täis püha vaimu, ma olen täis rõõmu, ma olen täis rahu ja mul on hea meel selle üle. Aga mul oli võimalus paadutada. Meil kõigil tulevad need võimalused. Meie teeme otsuse. Mõni mõtleb, see oli minu otsus. Ja ma valisin saada täis püha vaimu. Ma valisin käia koos Jumala vaimuga. Halleluja, kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale. Siin ta ütleb Efesos 5.17. Sellepärast olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ärge jootsege viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu, rääkides isekeskis psalmide, kiitusviiside, vaimuliku lauludega, lauldes, mängides kannelt issandale oma südames, kõige eest alatasa tänades Jumalat, isamme issand Jeesus Kristuse nimel. Ja see oli täpselt see, mida mina tegin. Jumala vaim ütles mulle, mis sul viga on? Mis häda sul on?
mõtle, sul pole mitte mingit häda. Ma olen su sees, ma olen su vägi, vaata Ukrainasse, vaata mujale, seal on hädad inimestel. Mis meie häda on? Keegi kuskil midagi ütles, keegi kuskil midagi tegi. Mis häda see on? Ma olen vägi su sees, ma olen jõud su sees, ma olen tugevus su sees. Amen. Me küsime, mis häda meil on? Mitte mingit häda ei ole. Me valime hädas olla. Me valime võib-olla teinekord, mis iganes jonnida, pahanduda, asjada. Miks? Me teame, et me peame sellest nagu nii parem hiljem välja tulema, me peame nagu nii meelt parandama sellest. Miks siis kohe mitte seda teha? Rõõm on ju parem. Väes käimine on parem. Jõus käimine on parem. Rahus käimine on palju parem. Miks me peame kuradi juurest läbi minema, tagasi tulema? Et kurat, võtta ära rõõm. Nüüd ma hakkan usu sellega. Me ei pea sinna üldse minema, kurat, hoia eemale Jeesuse nimel. Ma olen nüüd rõõm. Ma olen nüüd rahu. Ma olen nüüd vägi. Ma ei ole täius. Keegi pole meist täius. Who cares? Jumal on täius meie sees. Haarame tast kinni. Käime koos temaga. Inimesed tulevad, ütlevad. Me ei saa valida, mis nad ütlevad. Aga me saame valida kuulata püha vaimu. Me saame valida olla täis rõõmu, täis väge. Juuda kiri 1.17, väga huvitav kiri, ma lugesin seda, jumala, ja see on, aga teie armsad, tuletage endile meelde need sõnad, mis meie isad Jeesus Kristus apostid on ette kuulutanud. Kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkaid, kes käivad oma õelate himude järgi. Need on need, kes tekitavad lõhenemisi, maised, kelledel ei ole mida? Vaimu. Jällegi inimesed, kes tekivad lõhesid, tülisid, ükskõik mida, räägivad ühe koguduse vastu, teise koguduse vastu, nad ei ole täis püha vaim, sest vaim ei tekita kunagi tüli ega lõhet. Vaim ehitab ülesse, vaim julgustab, vaim trööstib. Ja siin ta ütlebki selle pärast, aga teie armsad, kuulake nüüd. Rajagendid oma pühmale usule, palvetage pühas vaimus. Ja hoidke endid Jumala armastuses ja oodake issand Jeesus Kristuse alastust igaveseks eluks. Mida ütleb? Teie käige kus kohas? Oma pühimas usus. Ehitage ennast ülesse, palvetades pühas vaimus, palvetades teistes keeltes. Inimesed, kes tekitavad lõhesid, tülisid, neil ei ole tegelikult vaimu. Sest vaim ei tekita. Kui keegi ütleb, et Jumala vaim ütles seda ja ära mine enam kunagi kogudusse, siis see ei olnud püha vaim. Kui siin, ma räägin kogudus, kus õpetakse Jumala sõna, kus on Jumala vaim liikumas, Jumala vaim tegutsemas. Saad aru, vaim teeb midagi imelist alati. Amen. Ta on sinu sees, ta on sinu vägi, ta on sinu jõud, ta on sinu tugev. Te saate püha vaimuga ja millega? Väega ristitud. Amen. Amen. See on nii tähtis olla järjepidevalt. Siin Rooma 15.3 ütleb, aga lootus Jumal täitku teid kõige rõõmu, rahu, usus, et teil oleks rohkede lootust püha vaimu väes. Kus meil on see lootus? Kus on usk? Kus me seisame tugevalt? Tänu sellele väele, mis on meie sees. Püha vaimu vägi on sinu sees. Jumala vaim on sinu sees. Amen. See ongi see koht, kui tulevad probleemid, asjad, ähvardavad, mis iganes. Nagu mina olen oma elus teinud otsuse, Jumal, see on sinu probleem. Anna mulle julgust, anna mulle jõudu, anna mulle tugevust. Ja, mõni mõttes, kas ei ole olen läbi kukkunud, alati mõttes ütles, et Jumal, anna mulle tarkust, anna mulle jõudu. Ma olen eksinud, ma tunnen sellesse, ma lähen Jumalaga kohtusse ja mis arvad, mis ma kohtusse ütlen Jumalale? On keegi Jumalaga kohtus käinud? Piiblis, kui sa ise enda üle kohut mõistad, siis Jumal ei mõista sulle kohut. Oled kuulnud sellest kirja kohta? Ma olen Jumalaga kohtusse, tead, mis ma ütlen Jumalale või? Jumal, ma olen süüdi. Ma olen eksinud. Ma tunnistan üles. Anna mulle andeks. Mis see Jumal teeb? Annab andeks ja puhastab meid, sest ma olen kohtuses, et Jumal, see asi, ma olen süüdi, ma olen eksinud.
ma olen teinud vea, aga nüüd lähme edasi. Jumal ütleb, lähme edasi. Ma olen sulle andeks, ta puhastab meid, lähme edasi. Halleluuja. See vägi meie sees viib meid edasi. Ja see ongi siis, Jumal, ma tänan, ma ei pea oma jõus tegema. Ma ei pea oma väes tegema, vaid ma teen selles väes, selles arvuskalles püha vaimu jõus, selles trööstjas, kelle sa pole andnud. Amen. Ta on sinu rõõm, ta on sinu rahu, aga üks asi, mis ma ütlen, tänavuse kogemuse põhjal. Meil on valik teha, kelle häält me kuuleme. Kas me kuuleme ise enda häält, kuradi häält või me kuuleme Jumala vaimu häält. Ja mul oli see valik teha. Ja ma tegin valiku, Jumala vaim, aita mind sellest olukorrast välja, aitasid. Ma ei taha kaotada oma rõõmu, ma ei taha, see tunne oli kohutav, see tunne oli, ma ei taha enam, ma ei viitsi, Jumal, ma tulen ära, see maa on kehva, see maa on jama, see maa on mõttetu. Ma lähen ära taevasse, seal on palju parem. Ja Jumal ei olnud mulle midagi selle peale, see tähendas seda, et ta veel ei tule kuhugi. Paranda meelt. Ja siis Jumala vaim hakkas mulle rääkima, vaikselt tõi selle laul 37 mulle, hakkasin ülistama, kiitma Jumalat, siis ta tõi sisse, hakkas rääkima kirjakohti, ma tahtsin mõned tagasi lükata. Ja ütles, et püha vaim ütleb sulle, no ma räägin, kuidas ta muga rääkis. Ära paaduta oma südant, ära paaduta, see on sama, mis juhtus Norina ajal. Nad nägid minu tegusid, nad nägid mu imetegud. Ära paaduta, ma tegin otsus, Jumal, ma ei paaduta, anna mulle kirjakohti, tõsta mind ülesse. Andis mulle kirjakohti, mõned tulid see, et ma pidin meelt parandama, ma ütlesin, Jumal, parandan kõigest pealt, mis sa tahad, ma parandan meelt. Ükskõik, milles vaja meelt parandada, ma parandan meelt. Ja tead, kui lihtne on siis, kui sa teed selle otsa, ma parandan meelt, ükskõik, milles vaja, sellest, okei, ma parandan meelt, ma muudan. Ja see on nii äge, kui Jumal vaim hakkab tegutsema, ta hakkab tooma, sa täitud, sa koged, kui sa täitud, sa laulad teistes keeltes, sa ülistad Jumalat, ülistad ja kiidad, Jumala vaim hakkab tegema. Sa täitud temaga. Ja me võime elada järjepidevalt täis Jumala vaimu. Ja meil on püha vaimu ja väega ristitud meid kõiki. Jumala vägi on sinu sees. Tema on sinu abiline, ta on sinu trööst, ta on kogu aeg kohal sees, ta on kogu aeg koos sinuga. See on täpselt sama, kuidas apostlid suutsid teha, kuidas me kuuleme ükskõik inimesi, kus nad on, me tunneme tunnistusi, me kuuleme ükskõik mida, kuidas nad teevad, nad on toetunud täielikult Jumala vaimu väele. Amen. Ja samamoodi nagu seal oli jüngrid, ütlesid, et Jumal, sina vaata need ähvardad, aga anna meile julgusega. Ja nüüd ütleb, et nad täitusid jälle püha vaimuga, koht kõikus ja nad tegid suuri tunnustähti imetegusid. Amen. Ja Jumal tahab sinu elus teha imetegusid tunnustähti. Ja siis Jumal ka väljapoole. Amen. Ükskõik, mis olukord on, ära muret, ta annab sulle julguse, ta annab sulle jõud, ta annab tugevuse, ta annab sulle sõnad suhu, mida öelda. Amen. Ta on koos sinuga kogu aeg. Amen. Ta on sinu abiline. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette, Jeesus, sa oled hea, ustava, püha Jumal. Isa, me täname selle privileegist, me võime käia koos sinuga, olla koos sinuga. Isa, anna meile tarku sinu tundmises. Valgustame südame selle, isa, me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, me täname, et me ei ole hüljatud, maha jäetud, me oleme sinu lapsed. Ja sinu kirjakoht veel ütleb, et Rooma kirjas, et kõik, kes on Jumala lapsed, juhitud püha vaimu läbi. Isa, me oleme sinu lapsed ja me täname, me oleme juhitud sinu vaimu läbi. Sinu vaim juhib meid. Halleluuja, kiitus Jumalale. Sa oled imeline Jumal. Ja isa, et me võiks mulle puhtulad, Kristus peab täis õigusvilja, mis tuleb sinu läbi, Jeesus, isa autuseks, kiituseks. Ja Jumal, tõesti täida meid kogu tarkus, ilmutuse vaimuga sinu tundmed, me teaksime, mis on see loodus, milleks oled meid kutsunud. Isa, me täname ja kiidame ja ülistame, et me saame suuremas väes käima. Tead, see vägi on juba piisavalt suur, see on sinu vägi, aga isa, see tuleks ilmseks meie seest. Isa on olukord, situatsioonid, need on sinu probleem, aga anna meile julgusega rääkida evangeeliumi saladust. Ja siruta oma käsed, tunnustajad nimed sünniks sinu püha sulase Jeesuse Kristuse nime läbi. Isa, kui sul on kuskil vaja meelt parandada, kui sa täna mõned õpetasid, juhatasid, me parandame meelt, me oleme süüdi, mis iganes, me tahame kogeda sinu au, me tahame näha sinu au hilgus, me tahame kogeda, näha sinu väge ilmsiks tulemas. Isa, me täname selle eest, me austame sind selle eest ja me ülistame sind selle eest, me oleme janused, näljased sinu asjade järele, sinu sõna järele. Isa, Jeesuse nimel me anname sulle kogu au, me anname sulle kogu kiituse, me anname sulle kogu ülistuse ja me ei võta ühtegi kuradi soovitust vastu, vaid Jumal, me võtame sinu soovitust vastu, see, mis läheb kokku sinu sõnaga, see, mis on üles ehitab, julgustab. Halleluuja, isa, me täname, kiidame sind ja austame sind kogu südamest Jeesuse Kristuse nimel. Sa oled imeline, sa oled auline, väeline Jumal. Halleluuja, halleluuja,